toit on innovatsioon su kehale, ma räägin täna su köögi kõige tervislikumast õlist, milleks on oliiviõli. Kuidas valida seda õiget poest, sellest tohutust massist ja samas jagan ka oma soovitust, mida ma ise kasutan, mida ma tulevikus kasutan ja mida sina saaksid kasutama hakata pärast seda, kui sa oled seda video ära vaatanud. Esiteks ma lähen korra automaailmasse üldse, kuna sealt on hea tuua näiteid sinna toidumaailmasse, et ma olen ise ka vahetanud automootori õli ja see protsess näeb välja nii, et sa teed alt siis poldi lahti paagilt, see vana õli hakkab voolama siis kuhugi kanistrisse, see õli on seisnud seal siis umbes aasta aega, oleneb autost või 30 000 kilomeetrit. Et igatahes ta on kaotanud oma omadused ja see on vaja ära vahetada nüüd. Nimelt ka siis keerad siis järgmiseks õlifiltri ära, paned uue asemele, uuesti polt tagasi ja õli peale. Et sina autoomanikuna, sa ei pane nüüd sinna või sa ei lase panna seda kõige odavamat õli, mis turul on saada. Sa ikkagi tahad seda kvaliteetset, sellepärast, et see ikkagi aitab mootori elueale kaasena. Ta tekitab vähem probleeme tulevikus. Et sa ennetad neid asju. Samamoodi me peaks mõtlema natuke, kui me tarbime mingi toiduaineid, et kas see täidab oma eesmärki. Et oliiviõlisse siis läheme tagasi, et siis põhimõtteliselt meil on kahte tüüpi oliiviõli. On siis külmpressitud mehaanilise teel saadud oliiviõli või siis rafineeritud. See rafineeritud õli kujutabki mingi määral ette seda mootoris seisnud õli, mis on kaotanud oma head omadused juba. Rafineeritul õlil on samamoodi, kui ta on saanud kuuma ja valgust, siis tema omadused kaovad, seda positiivsed omadused. Seda rafineeritud õli kasutatakse näiteks praadimisel. Autoõli kasutatud, mu vanaisa oskab väga edukalt seda taaskasutada kuskil seadmetel, aga meie samamoodi mingi määral kasutame seda rafineeritud õli ka siis ikkagi edasi, sest me võib-olla ei ole nii teadlikud sellest. Aga külmpressitud nüüd see kvaliteetne mehaanilise tee saadud siis sisaldab endast palju häid omadusi. Seal on kõrge polüfenoolide aste, et ta on antioksüdant siis ja ta alandab nii-öelda põletiku taset meil. Samamoodi kolesterooli, veresoonkonna on hästi hea soolestikule. Et doktor Google kindlasti aitab, loe rohkem, kui sa tahad veel täpsemalt teada, ma ei hakka siin nimetama, et see ei ole nagu see video. Nüüd, kui sa siis tormad seda kvaliteetse mehaanilise teel oliivili ostma poodi, siis jälgi, et oleks tumedas pudelis. Nimelt oliivil ei taha eriti valgust ja see tume pudel siis aitab hoida sellest valgusest eemal natuke. Samamoodi ära säilitada ta köögis kapi peal. Pane ta kuhugi kappi sisse pimedasse. Samamoodi ära paneda siis külmkappi. Teiseks, oliiviõli säilib 18 kuud, et jälgi ka seda pudelil. Kolmandaks, kvaliteetne mehaanilise teel oliiviõli siis, kui sa mekid teda, siis üle kurku jääb siuke kipitustunne, et proovi ka seda, kui sa oled mõne pudeli ostnud, et kas sul tekib selline kõidituskurgus. Ja siin ma siis jagakski soovitud Mestral. Sain selle Balti jaama turult ühes Hispaania väike poeke seal ja jäin korra seisma ja teenindaja kohe lähenes ja hakkas vatrama mulle oliiviõlist natuke. Tegemist on siis Hispaania autonoomse piirkonna Kataloonias enim autasustatud oliiviõliga. Pudeli taga on ka toodud välja aastaarvud ja mis auhinna saanud, et tava jaekaubanduse pudelitel sellist asja taga ei ole, mahekaubanduses ma ka ei ole näinud, et see 750 milliliitrit maksab 11,50 eurot, et täiesti normaalne hind minu jaoks ja ma arvan sinu jaoks. Et seda on võimalik siis, nagu ma ütlesin, Balti jaama turult või siis Astri e-poest. Oliiva on siis bränd, mille alt ta müüb seda, et seal on erinevad tooteid. Tuunikala soovitan proovida kindlasti, tomatipastat ostsin ka viimatigi.
sihuke tummine ja mõnus. aga lõpetuseks siis mõtle alati, kui sa midagi tarbid selle kvaliteedile, kas see ikkagi on see, poekettidel on hästi palju tooteid erinevaid, et see jaekaubandus tavaliselt ongi mõeldud ikkagi massi tootmise, massi tarbimise jaoks ja nende kvaliteet teinekord ei täida eesmärki, mis nii-öelda see pudel võib-olla siis ütleb, et külmpressitud oliiviõli võib kõigil olla, aga kas see tõesti on see ikkagi, millest sa saad need tähtsad polüfenoole, antioksüdante ja muid vajalikke aineid kätte. Nii et Eestisse jõudis ka suvi jälle, et naudi ja ole terve. Järgmise korrani. Tšau.